Tervist, mina olen Kaido Pajumaa, Motivaator.ee juhtide ja meeskondade koolitaja. Ja sa vaatad Motivaatori video podcasti teemal ära hoia oma töötajaid vastutavana mitte ainult isiklike tulemuste eest, vaid ka meeskondlike tulemuste eest. Lõppkokkuvõttes, milleks on meeskonnad loodud? Need on loodud selleks, et midagi üheskoos ära teha. Aga mingil kummalisel kombel mõnikord juhtub, et inimesed justkui formaalselt on küll meeskond, aga tegelikult nad ei käitu meeskonnana. Sellepärast, et igal indiviidil, igal inimesel, igal töötajal on tegelikult selles meeskonnas justkui mingisugune oma arusaamine, miks me siin oleme. Ja selleks arusaamiseks kõlab naiivselt on see, et see on minu töö lihtsalt. Mulle makstakse selle eest palka, siin on minu tööülesanded, need on ju kõik tehtud. Ja kui juht ei ole rahul, siis alati tuleb toetuda loomulikult nendele isiklikele tulemustele, näitamaks, et ei, tegelikult ma olen tubli, tegelikult on kõik tehtud. Aga kui iga inimene isegi oma isikliku panuse annab maksimaalse, siis ainult ideaalses olukorras kõik need isiklikud panused lähevad niimoodi üks ühele kokku ja tekib siis ideaalne suur pilt, mille eest juht ennast vastutavana tunneb ja mille nimel tegelikult juht ka pingutab. Aga kahjuks me ei ela ideaalses maailmas, mistõttu see pilt ei lähe kokku. Selle asemel tekivad hoopiski teatud laadsed sellised nagu silotornid. Silotornidest rohkem räägitakse küll võib-olla organisatsioonilises tähenduses, aga meeskonna tähenduses on nad täpselt samamoodi olemas. Ehk siis on teatud sellised lõigud, igaüks on nagu oma sellises lõigus ja see, kuidas moodi need lõigud päriselt kokku lähevad, et see justkui kedagi ei huvita peale juhi. Ja selles olukorras, mida siis juhid teevad, tihtilugu otsitakse abi kas motivatsioonikoolitustest või meeskonnakoolitustest, sest et juhid tajuvad, et inimesed ei ole motiveeritud. Nad ei ole huvitatud sellest, kuidas meil meeskonnana läheb. Nad ei mõtle kaasa, nad ei näita erilist huvi üles mingi arengu suhtes, et midagi võib-olla teistmoodi teha, midagi nagu uutmoodi proovida. Igaüks on lihtsalt selles oma tulbas tugevalt kinni ja otsib oma õigust siis sealt taga. Ja meeskonnakoolituste tellimusel on tegelikult sama eesmärk, et kuidagi siis loota, et need inimesed hakkaksid nägema ennast meeskonnana ja et neil tuleks meelde, et me oleme meeskond. Aga nagu ma tihtilugu juhtidele ütlen, siis intellektuaalselt ju kõik saavad sellest aru. Probleem ei ole selles, et inimesed ei teaks, et see meeskond on lõpuks loodud siia millegi suurema saavutamise nimel. Pigem, nagu ikka, taandub see kõik juhtimisele ja nagu kõikidele meeskondlikele probleemidele on ka sellele lahendus tegelikult juhtimislik. Nimelt, juht kujundab oma suhte töötajatega tihtilugu niimoodi, et mina versus sina, siis on teine töötaja mina versus sina ja siis juht on nagu see rumm seal rattavankri keskel ja siis tal on kodarad on justkui iga inimese suunas ja need kodarad võivad olla päris tugevad, see tähendab seda, et see töötaja oma töö teebki päris hästi ära. Aga mis on puudu? On puudu see vits. Vits, mis ühendab neid töötajaid, ehk siis seda võib nimetada kommunikatsiooniks, seda võib nimetada omavaheliseks selliseks nagu kohustamiseks, et me saame aru, et me ei ole siin lihtsalt selleks, et juhile mingisuguseid tulemusi toota, vaid me oleme siin selleks, et tegelikult üheskoos midagi ära teha. Ja nüüd see juhtimislik mõõde ongi see, et tegelikult juhi ülesanne on hakata nendele inimestele seda meelde tuletama. Võib-olla on see algul ebamugav, sellepärast et võib-olla juht ise tunneb ka ennast veidi ebakindlalt ja ta ongi enda jaoks ka mõtestanud sellisel viisil, et igaüks teeb oma töö ära ja inimesed peaks olema nagu arenenud ja aru saama, et tegelikult sellest ei piisa, kui sul oma töö on tehtud, et me peaksime ikkagi koostööd tegema, aga seda koostööd ei juhtu. Seega punkt 1, seda tuleb inimestele meelde tuletada, et meid on meeskonnana loodud sellepärast, et me koos vastutaksime selle eest, mida meie osakonnalt oodatakse. Et mina juhina ei ole tegelikult üksi siin selleks, et vastutada selle eest, vaid ma olen siin selleks, et lihtsalt koordineerida selle meeskonna toimimist, tööd ja tegelikult me ühiselt vastutame. Kuni selleni välja, et julgus ikkagi oma töötajatele öelda, et kui keegi tunneb siin seltskonnas, et sind ei huvita see ühine eesmärk, siis sa oled vales kohas. Sest et kõik need rollid, mis siin meeskonnas on ainult selleks, et aidata ja toetada mind juhina ja midagi ühiselt ära saavutada. Et see on esimene asi, hakata kommunikeerima seda, et sinu töö ei ole mitte
see oma tööülesanne, vaid tegelikult meeskonna tööülesanne. Ja teine asi ongi see, et hakata jälgima. Ma eelmises videos siin, kui ma rääkisin inimeste käitumuslikest KPI-dest, KPI siis Key Performance Indicator, eesti keeles võib-olla mõõdikud, siis tuleks hakata ikka inimeste palka ka võib-olla mõõtma selles, kui palju ta panustab meeskonda. Kuidas ta on huvitatud sellele, et meeskonnal hästi läheb, kuivõrd ta pingutab selle nimel, et meeskond oma tulemuse saavutaks. Ka seda tuleb mõõtma hakata. Sest et ega me oleme mugavad kõik ja kui meilt ei nõuta, siis ise me tihtilugu mugavustsoonist välja ei tule ja mitte midagi tehtud ei saagi. Kui ma aga tean, et minu juht hindab minu juures A, seda, kuidas moodi mul oma töö saab tehtud, B, seda, kuidas moodi ma meeskonnaliikmena käitun ja C, seda, kuidas moodi ma panustan tegelikult selle meeskonna ühisesse potti, siis see kandepind on palju laiem ja kui ma tean, et kõike seda kolme jälgitakse, siis ma hakkan ka ise rohkem teadvustama, et nendele kolmele asjale tähelepanu pöörata, sest vastasel juhul võib tõesti juhtuda nii, et ma pööran ainult tähelepanu punktile A, minu töö, ja see toodab individualismi. Ja individualism meeskonnas on üks keskne probleem, millega tegelikult paljud juhid ka hädas on.